tšau! Ossa raisk. Kurat, ma lõin selle intro ajal siit altpoolt midagi ära. Panin jalad täie raksuga niimoodi kokku, niimoodi plüks, siis tõmbas kuidagi... Oot, ma kohe läbi edasi, vaata. Nii, siis tervist ma juba seal ütlesin. Nagu te kuulsite või ma öelnud tervist, ma ütlesin hei, aga vahe pole. Ja täna ma teen siis sellise video, mille nime ma mõtlen kohe välja. Video nimeks on siis erinevaid tüüpi inimesi, kas kodutuid või pomse või parme või ma ei tea, kuidas inimesed neid kutsuvad tänapäeval. Neil on nii palju erinevaid nimesid, aga ma arvan, et pigem kodutuid. Ja mis te arvate? Kui õues vihma sajab, siis kuulete? Tilgad kukuvad sinna taha pleki peal õues. Ehk ma loodan, see ei sega terve videoaeg teid. Nii et sorry selle pärast, aga alustame! Ma arvan, iga päev, kui me kõik siin linnas ring käime, siis me näeme igasuguseid erinevaid kodutuid ja inimesi, kes kerjavad ja kellel pole lihtsalt elus hästi läinud. Ja nüüd ma panin need kõik paariks erinevaks tüübiks kokku ja mida te siis nüüd näete? Nii, siis esimeseks tüübiks kohe on siis need kõige tavalisemad kerjajad. Lihtsalt istuvad nurgas ja müts või kott ees ja lihtsalt kerjavad raha. Nüüd tuleb see vaatamiskoht. Järgmiseks siis on kerjajad koos koertega ja need ajad isiklikult mind kõige rohkem närvi. Koer ei saa enda normaalset elu valida, vaid peabki siis lihtsalt olema selle kodutuga nurgas kuskil kerjama ja süüa arvatavasti ei saa või ma ei tea, kuidas neis asi käib, aga suht niru tundub nii öelda vist siis. Küsime raha loksu. Joo. Вот сюда. Вот. Joo. Nii järgmiseks siis on siis ma ütlen nii palju, et siis kogu aeg nii-öelda ausad kerjajad. Need, kellel ongi reaalne silt käes, et ma soovin raha õltsi jaoks või viina jaoks. Ja siis, nojah, siuke silt ongi. Näiteks soovivad on ju õltsi jaoks, saavad õltsi jaoks raha. Kas on näiteks see silt? Arvatavasti te kohe niikuinii näete seda, aga see suhtes ma filmisin juba kõik need vaheklipid enne ära, nii et seda nüüd näete. Minge nüüd vaatama. Järgmiseks on siis need kerjused, kellel on elus juba natukene parem läinud. Näiteks, kellel on omad korterid ja kellel on natuke raha, isegi natuke paar penni enne taskus. Näiteks nagu tal. Aga elu on ebaõiglane ja kõigil ei ole nii hästi läinud. Ja osad siis magavad kuskil sildade all ja tunnelites nagu see vend. Kui siiamaani ma olen rääkinud ainult nii-öelda joodikutest, kodututest, siis kõik ei ole siuksed ju. On ka väga mingi häid inimesi ja viisakaid ja kes ei joo ja siuksed toredad kodutud olevused.
järgmiseks siis on sellised kodutud, kellel pole mitte kuhugi minna ja nad siis lähevad nii-öelda bussidesse magama. Magab bussis oma muna ära ja siis korjavad taarati pudeleid edasi. Ma ei tea, mis nad siis teevad. Osa kodutud teenivad selle pealt, kui nad müüvad alaealistele igast keelatud aineid ja siis teenivadki endale oma mingi üldsirahad ja viinarahad ja peorahad ja kõik käib ära. Ja siis on need põhivennad, keda näeb niikuinii igal pool, keda olete teie kindlasti näinud, keda näeb ka... näeb. Ma ei saa mitte midagi öelda, miks ma plaksutasin praegu. Järgmised on siis need, keda nähakse poodides pinkide peal ees istumas ja lihtsalt joomas ja ilusatele plikadele silma tegemas. Passid. Pellerast. Suured tänud vaatasid videot. Ma loodan, teile meeldis. See ei ole mul esimene erinevate tüüpide inimeste video ses suhtes, aga ma loodan, et see ei hakka teid ära kuidagi tüütama. Kui soovite veel selliseid näha, siis like ja kommenteerige, et soovite veel selliseid videoid näha. Eks mul on sükeste tüüpide inimestega veel ideid, mida väga palju tehtud varem ei ole. Aga head päeva jätku kõigile või siis head ööd või tere hommikust või mida iganes, mis kellaajal seda videot vaatate. Aga pidage meeles, te olete eriline. Teiesuguseid rohkem siin maailmas ei ole. Sa oled unikaalne ja olge muhedad. Näeme järgmise videos. Bye! Tšau! Ossa raisk. Kurat, ma lõin selle intro ajal siit altpoolt midagi ära. Panin jalad täie raksuga niimoodi kokku, niimoodi plüks, siis tõmbas kuidagi... Oot, ma kohe läbi edasi vaata. Nii, siis tervist ma juba seal ütlesin. Nagu te kuulsite või ma öelnud tervist, ma ütlesin hei, aga vahe pole. Ja täna ma teen siis sellise video, mille nime ma mõtlen kohe välja. Video nimeks on siin erinevaid tüüpi inimesi, kas kodutuid või pomse või parme või ma ei tea, kuidas inimesed neid kutsuvad tänapäeval. Neil on nii palju erinevaid nimesid, aga ma arvan, et pigem kodutuid. Ja mis te arvate? Kuna õues vihma sajab, siis kuulete? Tilgad kukuvad sinna taha pleki peal õues. Ehk ma loodan, see ei sega terve videoaeg teid. Nii et sorry selle pärast, aga alustame! Ma arvan, iga päev, kui me kõik siin linnas ring käime, siis me näeme igasuguseid erinevaid kodutuid ja inimesi, kes kerjavad ja kellel pole lihtsalt elus hästi läinud. Ja nüüd ma panin need kõik paariks erinevaks tüübiks kokku ja mida te siis nüüd näete? Nii, siis esimeseks tüübiks kohe on siis need kõige tavalisemad kerjajad. Lihtsalt istuvad nurgas ja müts või kott ees ja lihtsalt kerjavad raha. Nüüd tuleb see vaatamiskoht. Elu on ebaõiglane ja kõigil ei ole nii hästi läinud. Ja osad siis magavad kuskil sildade all ja tunnelites, nagu see vend. Kui siiamaani ma olen rääkinud ainult
nii-öelda joodikutest, kodututest, siis kõik ei ole siuksed ju. On ka väga mingi häid inimesi ja viisakaid ja kes ei joo ja siuksed toredad kodutud olevused. Järgmiseks siis on sellised kodutud, kellel pole mitte kuhugi minna ja nad siis lähevad nii-öelda bussidesse magama. Magab bussis oma muna ära ja siis korjavad taarati pudeleid edasi. Ma ei tea, mis nad siis teevad. Aga selles suhtes ma filmisin juba kõik need vaheklipid enne ära, nii et seda nüüd näete. Minge nüüd vaatama. Järgmiseks on siis need kerjused, kellel on elus juba natukene paremini läinud. Näiteks, kellel on omad korterid ja kellel on natuke raha, isegi natuke paar penni enne taskus. Näiteks nagu tal. Aga järgmiseks siis on kerjad koos koertega ja need ajad isiklikult mind kõige rohkem närvi. Koer ei saa enda normaalset elu valida, vaid peabki siis lihtsalt olema selle kodutuga nurgas kuskil kerjama ja süüa arvatavasti ei saa või ma ei tea, kuidas neis asi käib, aga suht niru tundub nii-öelda vist siis. Küsime raha roksu. Joo. Вот сюда. Вот. Joo. Nii järgmiseks siis on siis ma ütlen nii palju, et siis kogu aeg nii-öelda ausad kerjajad. Need, kellel ongi reaalne silt käes, et ma soovin raha õltsi jaoks või viina jaoks. Ja siis, nojah, siuke silt ongi. Näiteks soovivad on ju õltsi jaoks, saavad õltsi jaoks raha. Kas või näiteks see silt. Arvatavasti te kohe niikuinii näete seda.